Leia endale selline asend, mis sind praegu kõige rohkem toetab. Aga vaata, et see asend, mille sa võtad, et su selg on sirge, su õlad on vabad ja kui vaja, siis lõdvesta ka oma kael, oma pea, oma nägu. Vaata, et su lõug on vaba ja kui soovid, võid teha justkui ühe sellise pintslitõmbe või pai sinna kulmude vahelisse piirkonda. Ja annan sulle täna kaasa paar sellist nõuannet või oskust või juhist, et kui on vahepeal selline ärevam hetk, et mida siis teha. Kõigepealt loo endale üks kujutluspilt sellisest kohast, kus sul on väga turvaline olla. Sul on ilmselt seda harjutust mugavam teha silmad kinni, aga kui see on sinu jaoks ebamugav, siis võid jätta silmad lahti ja proovida oma meeles lihtsalt ette kujutada. Selline see turvaline koht, mida sa oma kujutluspildis lood, see võib olla päris koht, aga võib olla ka väljamõeldud koht. Võib olla mõni liivarand või metsalagendik. Võib olla see sinu vanaema köök või siis mingi lõkke ääres mõni koht. Leia iseenda jaoks see koht, mis sind täna kõige paremini kõnetab ja kus on sinul kõige turvalisem olla. Proovi seda ette kujutada nii hästi kui võimalik. Ja vaata, millised värvid seal on. Milline valgus seal on. Milliseid helisid sa kuuled. Milliseid lõhnu sa märkad. Mis on see, mis teeb just selle koha sinu jaoks turvaliseks? Jäta see koht endale meelde. Võid ka pärast meelerahuminuteid selle endale üles kirjutada või üles joonistada või panna endale kuskile selline märge, et kui sul on mõni ärev hetk, siis sa saad sinna alati tagasi minna. Aga järgmiseks palun sul ette kujutada või luua üks kujutluspilt ühest ideaalsest, hoolivast ja kaastundlikust inimesest. See kujutluspilt kellestki, kes sinu jaoks kehastab sellist tarkust ja tugevust, soojust ja keegi, kes aktsepteerib sind täpselt sellisena, nagu sa oled, ilma et annaks sulle hinnanguid. Võib-olla on see sinu jaoks mõni lähedane inimene, võib-olla on see sinu jaoks mõni usutegelane. Aga võib-olla on see sinu jaoks mõni loom. Ja see võib olla sinu jaoks ka täiesti väljamõeldud inimene või tegelane. Ta ei pea olema selline nii-öelda nagu päris inimene. Ja võid korraks mõelda ka ühe sellise keerulise probleemi või sellise ebamugavuse peale, mis su elus hetkel on. Ja nüüd olles koos selle
loodud kujutluspildiga sellest tegelasest, siis proovi tunnetada, sõnu, milliseid selliseid arukaid ja hoolivaid sõnu ta sulle praegu ütleks. Kuidas kõlaks tema hääl, milliseid tundeid tema hääletoon edasi annaks. Aga võib-olla toetab sind ka see juba, et sa lihtsalt saad olla selle tegelase kõrval, ilma et ta peakski sulle midagi ütlema. Piisab vaid sellest heatahtlikkust ja kaastundlikust kohalolust. Sa võid lubada ka sellel lihtsalt olla. Vaata, kas sul õnnestub see tunne, mida see tegelane sulle pakub, jätta endale kehasse meelde. Selliselt, et sa saad igal ajal selle tegelase või olendi juurde tagasi tulla. Nendel hetkedel, kui sul on keeruline või ärev või raske. Ja see tegelane saab sulle anda juurde jõudu, toetada sind, pakkuda sulle sellist heasoovlikkust ja võib-olla anda ka head nõu. Lase nüüd korraks lahti sellest tegelasest või olendist. Meenuta veel korraks seda kohta, kus sul oli turvaline. Märka seda tunnet, mis sul kehas tekib, kui sa selle koha peale mõtled või selle kujutluspildi taas kord lood. Ja lase nendest mõlemast kujutluspildist lahti. Tee mõned sügavamad sisse- ja väljahingamised. Ja võid jääda sellesse turvalisse ja heatahtlikkusse ja kergusesse, mis sa just lõid iseenda ruumi. Aga võid avada ka silmad ja tulla tagasi siia aega ja ruumi, kus sa parasjagu oled. Mina omalt poolt ütlen aitäh